Uuest liiklusseadusest me räägime veel, ma usun, terve selle hooaja kevadeni välja. Võtame aga kõik jupikaupa ette, sest muutusi on palju ja täna vaatame, mida siis muutust on välja pakkuda tulekustutit teemal. Ja ega seal midagi selles mõttes olulist ei muutu, see tulekustuti peab teie autos olema ja peab ka vastama siis teatud tingimustele. Kohe räägime. Tõesti on auto tulekustuti ka niivõrd tähtis asi, et seda peab liiklusseadusega kuidagi jälle reguleerima. Selle jaoks on lausa mitmeid erinevaid seadusi, mis kogu seda tuleohutusvahendite teemat nagu reguleerivad ja liiklusseadus annab kõik volitused Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile, mis sätestab selle, et sõidukites peab olema kinnitatud kujul, kontrollitud töökorras ja kättesaadavas kohas tulekustuti ja tehnonõuded selle kohta, missugust tulekustutit valida ja kuidas see peab olema kinnitatud ja märgistatud, selle sätestab juba siis siseminister. Ja siseminister ütleb seda, et sõiduautos peab olema vähemalt 1 kilogrammise tulekustutusvahendiga tulekustuti. Seda peab siis tehtud intervalli järel vaatlema, kontrollima ja hooldama. Vaatlus on nüüd hästi lihtne tegevus, seda tuleb teha kord kvartalis. Nimelt tuleb vaadata seda, kas on silmaga nähtavaid mingisuguseid kahjustusi, kas rõhuandur on ikka rohelises alas ja kas kõik plommid ja kinnisid on terved. Kontroll on selline asi, mida sõiduautode puhul tuleb teha kord aastas ja seda siis volitatud isikute juures. Aga kontrollimise kohta peab ka kontrollija pidama siis logi ja need andmeid säilitama 5 aastat. Nüüd on mängu tulnud ka uus tuleohutusseadus, mis hakkas kehtima 1. septembrist ja seal antakse vastutus natukene ka siis tulekustuti omanike kätte. On tehtud väikene muudatus ja tulekustuti on nüüdsest tuleohutuspaigaldis ja talle kehtivad kõik nõuded, mis selle kohta käivad. Ja tuleohutuspaigaldise kohta peab ka nüüd selle omanik pidama siis logi nende kontrollimiste kohta. Ja selle jaoks on väga hea vahend nii siis nende kontrollijatele kui tulekustuti omanikele on tulekustuti.net, kuhu saad oma tulekustuti sisse kanda ja need andmed säilivad seal täpselt nii kaua, kui sa need ise tahad. Need on võimalik sealt alati kenasti võimalik välja printida ja lisaks tulekustuti.net annab sulle ka alati teada, millal see uus kontrollvälb kätte on jõudmas ja siis ei tekigi sul probleeme ei seadusega, ei tuleohutusseadusega, ei liiklusseadusega ega ei lähe vastu olla ka majandus-kommunikatsioonimäärustega. Et kuna liiklusseaduses ei ole selgelt välja toodud kõike toiminguid tulekustuti omamise ja kontrollimise kohta, siis see on võib-olla autojuhi jaoks võõras. Aga see on täpselt sama oluline ja sama vajalik kui näiteks autoapteek on. See on selline vahend, mida sul on võimalik kasutada nii autos, suvilas, kodus kui loodusesse välja sõites. Selle tulekustutiga, mis sul autos on võimalik ära hoida nii kodu tulekahju kui suvila või siis kui suurem metsatulekahju. Teine asi, mida peaks veel silmas pidama, on kaskokindlustuse omanikud. Kaskokindlustuses on üks väga lihtne säte ja see on see, et kui te lähete vastuollu Eesti Vabariigi seadusega, siis kaskokindlustus ei pruugi teile kehtida. Ehk siis, kui teil ei ole autos olemas nõuete kohast tulekustutit või te seda ei kasutanud ja ekspertiisi käigus selgub, et selle kasutamise käigus oleks olnud võimalik tulekahju ära hoida või neid kahjusid vähendada, siis võib kindlustus otsustada, et seda kahju teile ei hüvitata või osaliselt ei hüvitata. Saan aru, et see seadus on nii keeruliseks aetud, et me sammume, mulle küll tundub pigem sinna stagnaja poole tagasi, et bürokraatia tõuseb lakke. Ja tegelikult on see juba pikka aega nii olnud, et ainukene asi, mis nüüd seaduse muudatustega nüüd tekkis, on see, et antigi vastutus rohkem siis tulekustuti omanike kätte, et ka nemad peaksid silma peal selle kohta, mida nad, mismoodi see kontrollsüsteem käib. Et siin võib ka tegelikult julgelt öelda seda, et lõpuks ometi on ka tuleohutusvaldkond jõudnud digitaalajastusse, nagu meil siin Eestis kõik muud asjad popilt on jõudnud. Ehk siis, kui vanasti peeti seda logi paberi peal ja kui seda praegugi on valikuna võimalik paberi peal pidada ja näiteks see paber on teil autos ja auto läheb põlema, siis pole sellest paberist ju väga mingit kasu. Sellepärast ongi see veebilahendus palju parem.